Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja kõigi suureks rõõmuks on meiega taas Toomas. Nii et tere Toomas jälle. Tere! tere. Räägi, mis sul põnevat on vahepeal juhtunud? Inimesed küsivad kogu aeg, et kuidas Toomasel läheb ja mis ta teeb ja mis on uudiseid. Toomas on vahepeal kangelastegusid ei ole teinud. No, kui võib-olla hästi vähe. Aga siis ma olen käinud korduvalt sellises kohas nagu Jumalate tasand. See on nagu päris selline tore koht mõnes mõttes. Sellepärast, et tore on ju vaadata, kuidas meil jumalad elavad. Aga esialgu on selline mulje, et ega nad väga palju ei erine inimestest. No nad on ka inimeste moodi muidugi, et suuremad. Aga ma põgusalt nagu rääkisin ka ühes videos vist sellest, et ma seal kuskil tasandil käisin ja siis, kui ma sinna nii-öelda saabusin, siis kõik oli kuldne, kaasa arvatud pori, kuhu sisse ma maandusin. Ja see oli ka kuldne. Aga jah, ära tulles on ikka tühjad pihud, eks ju. Midagi kaasa ei anta. Tegelikult on niimoodi, et jah, nagu ma vist ka ütlesin, et astraalsel kullal ei ole maal mingit erilist väärtust ja seda võib kaasa tuua kotiga sealt, kui nii palju kui tahad. Aga muidugi ma läksin sealt edasi ja esimene kord oli siis tõepoolest selline kokkupuude nii-öelda esimese jumaliku olendiga, kelleks osutus siis üks naine, no mingi päris pikk ja suur. Mina olin tema kõrval nagu väike laps ja siis ta vaatas mind niimoodi ja küsib niisuguse kurja näoga, et ja mis sina siin teed? Ma nagu ikka näitan oma käed ette niimoodi tühjad pihud, et noh, mul ei ole midagi. Ma küsin, et aga mis siis viga on, aga siis ta nagu väga kuidagi nagu solvunult keeras ringi ja tõmbas minema sealt üldse. Ma ei saanud ka aru, mis ma olen nagu mingi, võib-olla see, et ma ei ole vaktsineeritud, võib-olla see pärast vihale. Me ei oska öelda. Aga siis ma ei saanud küsida, kas tema on muidugi. Ja siis järgmine kord oli niimoodi, saabun samasse kohta, maandun sinna pori sisse ja vaatan 2 meest istuvad laua taga. Siuke tunne nagu mängiks malet või midagi, mis seal laua peal oli. Igatahes viina nad ei võtnud, mingid pudeleid ei paistnud. Ja olid siis seal laua taga ja aga nad olid ikka selles mõttes päris suured. Päris suured, nad olid kuskil, ma pakun välja, suurusjärk, ma ei tea, 35-40 meetrit, eks ju. Ja mina olen seal kõrval nagu mingi tüütu kärbes, eks ju. Oota, las ma mõtlen. Ei, see oli 3. kord. Ma räägin teisest korrast. Need olid väiksemad. Ja siis mina lähen sinna juurde, väiksemad, see tähendab, et ütleme kuskil 20. Ei, mitte nii palju ei olnud. Nad olid selle sama naisega nagu umbes samal tasemel ja see oli siis kuskil mingi 4-5 meetrit. Okei, lähen siis sinna meeste juurde. Nad on sellised suured, jõulised, nagu neid kujutatakse kuskil maalide peale nii edasi. Musklilised sellised. Ja lähen sinna ja küsin, et ma ei tea, mingi tõesti ei olnud võib-olla kõige teravam küsimus, et kas ma ikka olen õigesti jumalate tasandile saabunud. Siis üks ütleb, et kuule, anna oma käsi. Ma annan siis vasaku käe, ütleb, ei, anna parem käsi. Andsin parema käe. Ja ta võttis mingisuguse, ma ei tea, mingisuguse noa ja lõikas selle käe maha randmest. Ja ma ei tundnud mingit valu, natuke nagu imelik oli, vaatan, käsi hakkab niimoodi tagasi kasvama siia. Aha, okei. Siis ma küsisin veel paar sükest nagu banaalset küsimust, et ma sain aru, et see on nagu mingi, ma ei tea, mis asi,
milleks seda vaja on. Ja siis võttis vasaku käe, siis uuesti parema käe. Ja siis ma lõpuks küsin, et aga kuulge, öelge, kust te need käed panete? Jälle läks, eks ju. Sest hea küll, et see oligi nagu proov, et kas sa lähed paanikasse või hakkad kiiljuma või ma ei tea, mis iganes. Et tule minuga kaasa, ma näitan sulle seda nagu, mis siin toimub ja mis siin on, eks ju. Ja siis mõtlesin, et õudselt halb on suhelda, kui teine on niisugune kõrge ja sina oled madalal seal, et sa ei kuule ette midagi, sind ei ole näha ka. Ja siis ma võtsin kätte, hakkasin selle nii-öelda hiiglase kõrval lendama lihtsalt. Ja siis me läksime mööda teed. No selges mõttes, et nagu ka meil teed on kõik näha, selged piirjooned, aga lihtsalt kõik on kaetud kullaga. Samamoodi kõrval olev muru, mingisugused puud, mis seal olid, kõik on kullast. Ja läksime siis natuke maad edasi, ta jalutas. Kuna tal on suur samm, siis see jalutamine oli ikka päris kiire. Pikad sammud. Ja siis me jõudsime, ma vaatasin, mingid puurid on seal, mõtlesin, mis me läheme loomaaeda või. Aga siin, kui me lähemale jõudsime, siis ma nägin, seal olid sellised teemonid olid pandud, kinni püütud ja pandud puuridesse. Ja need oli seal mingi 7-8 tükki. Ja osad olid mulle tuttavad näo järgi nii-öelda. Kellekas? Okei. Ja osad olid isegi võõrad, ma ei olnud näinud neid. Ma küsisin siis, et miks te neid siin elusalt hoiate, et mis põhjusel ta ütles, et need on selle jaoks, et näidata oma kas siis lastele või kellegile, et näidata, mismoodi teemoid välja näevad. Mõtlesin, et mina kunagi neid ellu ei jäta, et alati lõpeb see asi ikka alati ühtemoodi. Sina oledki siis see, kes siin jalutab või kuidas ta ütles, sina oledki see, kes siin käib nii-öelda möllavas kosmoses. Kuskilt on jõudnud mingisugune teave selle kohta, et keegi liigub ja toimetab. See ei ole minu, et see info sinna jõuaks, aga niimoodi see oli. Ja siis ma küsisin tema käest, et kuuled, et kas sa nagu ära ei tüdine sellest kullavärgist siin. Ta ütles, tead, et vaata, meil on selline asi, et meil on jumalik tasand, eks ju, jumalate tasand. Et see on nagu ette nähtud meile. Et ta ei olnud ka ise hästi rõõmus selle üle, et oi, me oleme nii kõvad, hakkab kohe siit särki puruks revima, eks ju, nii edasi. Saad aru, et siuke olukord on ja mis me vist ikka teeme, eks ju. Aga ma tundsin, et ta ei ole nagu väga entusiastik selle kulla suhtes, et ta võib-olla tõesti tahaks seda muru rohkem rohelisena näha kui kuldsena. Ja siis ma nägin ka eemal oli selline, ma vist sellega ka mainisin, seal eemal oli tõesti üks väga ilus linn, jälle kuldne muidugi, ja kus siis olid need eelmised tsivilisatsiooni majad paissid. Aga siis me läksime tagasi ja 3. korras, kui ma käisin seal, siis oli ka selline, ma tegelikult läksin sinna oma tegelikult ühe kliendi pärast läksin sinna. Ja seal olid siis, jällegi istusid seal 2 meest, aga need olid tõesti mingid 38-40 meetrit kõrged sellised, hirmsad, niisugused suured tüübid olid. Ja siis ma püüdsin nendega nagu kontakti saada, niimoodi, kuule mina siin. Aga saad aru, kui sa oled sellises mastaabis, eks ju, siis ma ütlesin, et okei, et ilmselt nad ei kuule, kui ma seal all pirisen, eks ju. Ja hakkasin lendama neil seal niimoodi eest läbi igalt pool. Aga tüübid ei räägi mitte midagi. Telepaatilisel teel, jah? Ei, nad ei räägi, kõigi, seal käib kõik nagu see pähe rääkimine, eks. Aga need on täitsa vait. See ei ole huvitav, et ja siis muudkui vaatavad mind niimoodi, kuidas ma siis siin lendan edasi tagasi, eks ju. Mul tuli pähe mõte, et kuule, et ühel hetkel käib tead niimoodi plõks, eks ju. Ja siis vaatame, kumbal pool Toomas on, eks ju. Siis tegelikult täitsa reaalne. Ma mõtlesin, et ma paikren kiiresti ringi. Kurat, see ei ole jätkusuutlik, et ma niimoodi nagu ei jõua mitte kuskile. Aga ma olen ju sellises situatsioonis, kus kõik on võimalik. Ja siis lendasin nendest eemale ja muutsin ennast selliseks
kuidas öelda, umbes samasuguseks, aga veel suuremaks. No, ma pakun välja mingi 50 meetrit näiteks, olin tõsiselt suur selline. Linnad läksid silmad suureks, ronisid ruttu laua tagant maha, kukkusid seal kummardama niimoodi. Et noh, selles mõttes nagu sutsu primitiivne, et sa oled ikkagi ju tõesti jumalate tasandil ja sa austad nagu mingisugust brutaalset jõudu ainult. Et noh, aga võib-olla tegu valvuritega, eks ju. Et nende võib-olla ei peagi väga kõrge olema. Just. Ma ütlesin, et tead, et mul on vaja ühte inimest, mul on vaja kedagi, kes mind aitaks, mul on abi vaja. Ja siis nad läksid kahekesi minu ees, läksin järele ja seal oli, see jalutuskäik ei olnud väga pikk, aga siis seal oli üks, ta oli nagu platsi peal, ma ei näinud, et tal oleks olnud mingit maja või mingisugust asja või mida iganes, et millega liikuda. Ta lihtsalt oli seal. Ja siis nad jätsid mu rahule ja läksid ära. Ja siis mina rääkisin talle oma soovist, et mul on nagu üks raske klient, et ma palun abi sinu käest, et sa kindlasti sellisel tasemel, et ma usun, et sa saad mind aidata. See ütles, et aga kus kohast sa tuled? Ma ütlesin, ma tulen sellisel planeedit nagu Gaia. Ütlesin igaks juhuks juba uue nime, õigemini vana nime. Ta ütles, ja sellel planeedilt ei ole väga ammu siin keegi käinud. Ja siis ma küsisin, ta küsis, et aga mis sa teed seal? Ma ütlesin, et hoian, hävitan, sõdin. Ja siis püüan planeeti nagu puhas hoida ja aitan nii palju, kui jõudu ja teadmisi on. Ja siis ma küsin, aga mida sina teed? Ta ütles, et ma teen siin seda sama asja, mida sina seal teed. No näed, ingesugulased said kokku. Sugulased, jah. Aga tähelepanuväärne oli see, et seal oli kaks huvitavat nüanssi. Esiteks, see olend ei olnud kuldne. Teiseks, see olend, ma ei näinud tema nägu. Ta kuidagi nagu, ta oli alati kas küljega minu poole või kuidagi niimoodi, et ma ei näinud tema nägu millegi pärast. Kuigi teiste nende tüüpide näod on väga selgelt nähtavad ja juhul, kui näiteks keegi peaks mulle tänaval vastu tulema, siis ma tunnen ta kindlasti ära ka. Aga selle nägu ma ei näinud ja siis ma küsisin, et kuule, kuidas sina nagu mind nimetaksid? Ta ütles, et sina oled nagu planeedi valvur. Ma ise mõtlesin, et tõepoolest, iga on ka juba selline, et G4S-il on ka, minu ealised on juba valvurid. Just. Ja küll, et lepingu selle ametiga siis, eks ju. Ja siis ma kutsusin välja, tema palvel kutsusin välja selle inimese vaimu ja siis nad omavahel seal rääkisid ja siis me läksime tagasi, nii et see oli selline päris huvitav kogemus ja ma kavatsen seal seda luuramist jätkata. Et kohtuda veel seal, ma ei tea, kes vastu tuleb, sellega kohtungi. Huvitavad kogemused, et siis... Väga põnev igal juhul, nii et... Sellised asjad täna siis. Just sellised asjad täna ja ootame uusi kohtumisi ja uusi põnevaid uudiseid, nii et tänaseks... Uued uudised. Just uued uudised kosmosest ja teistelt tasanditelt, nii et igal juhul tänaseks lõpetame ja kohtume taas Valguse kanalil. Teeme nii. Kõike head!